3, 2, 1, läks. Ja nüüd tuleb Indrek Kohv. Ma oleksin väga õnnelik, kui mina oleksin sama võrd teistele heasüdamlikkust ja jõudu sisendav, nagu selles tsitaadis või lõigus, mis ma ühest tema luuletusest leidsin. Minu meelest on see ka praeguses koroonakriisis üsna asjakohane. Tõtt öelda ei olegi see elu nii lühike ju. Mõned korrad saad sinagi tunda, et taevas on kõrge küll ja kaugel, aga käib sinuga kuidagi kokku. Seda erilist selgust ja valgust, mis lööb päriselt klaariks kõik. Tere, minu nimi on Indrek Kohv ja ma tahan alustuseks lugeda festivali hullunud Tartu kauaaegse korraldaja Jaan Malini alias Luuluri 2 teksti tema suurepärasest teosest pealkirjaga Paraluulud. Kulukallak. Eemale kõnnib kaalutletult kiimane naine. Vaatan tema valulikuks mõõdetud samme, tõttamiste ja kohtamatuste puudutuslik võlu. Garderoobita jäänud kangelannast kumab küll veelangu ühesuunalisus, kuid anonüümsete seksuaalmüütide kerkimine pole kuhugi kadunud. See-eest muutuvad tõusadistid peegelduvate silmaklappidega kõrgmoralistideks. Põõsastes kükitab nimetu individualist, kes ootab vaid hetke. Peatub siiski, vajutab käega vastupanutud kujutlust, naeratab ning läheb trepist alla. Lukk annab järele, keerleb kohmakas karupää. Kohus on vastik, kui hulkuvad koerad haudas sülitavad. Sügis ligatseb niigi. Eriti nüüd rahuldab laborant iga päev piinlikult puhast põrandat. Küürides ta seljakorpi läbi lillakopeeri. Diana, kui oled välja mõtelnud esimese, tuleta meelde meie viimast suudlust. Sina pole nagu Liisa, kes tõukas mu vastu sahvriust ja hakkas siis enese sisse lutsima. Ma polnud kade mees andma kah, oksendasin. Tulin päikese kätte ega mõtelnud enam kunagi saabastele, mis lõppeda ei taha. Läbi koidu tuleb vaskne setu sõlg. Kahele poole jääb rindse habemega võsa. Paraski kultuur. Jalgrattal tuigerdav vaal vaevleb uudisimus. Miks müüakse sugulasi ainult paari kaupa? Hoidke aluspesu kuivana. Nad ütlevad, et supermarket see polevatki koht. Aga Sirjele, kes töötab tagalaos ja oleks eelmisel nädalal ääre pealt tõstuki alla jäänud, mõni sentimeeter jäi ainult puudu. Pole Puhja Konsum mitte ainult koht, vaid midagi palju enamat. Koristaja maimu tunneb siin iga põranda pragu, iga konarust, iga plaadivahet paremini kui mõni teine omaenda ihu. Ta ohkab, aga on ometi rõõmus. Tal on see töö. Risto, 27, turvamees ja 2 kuud tagasi vahetuse vanemaks saanud Kristiina, 25, teavad täpselt, kui palju see paik neile tähendab. Võib-olla rohkemgi kui too Tartu pruun maja, kus nad möödunud suvel paari pandi. Puhja Konsum.
Kui paljude laste sünnipäeva tordile on tema riiulitest viidud küünlaid. Kui mitmes peielauas on kohvi sisse pandud tema koort ja suhkrut. Kui palju ahastust ja nalja, rõõmu ja muret, kilkamist ja peavalu on inimesed kaasa viinud tema alkoholiletist. Nädala eest käis kirjanik, ostis päris tavalist söögikraami. Näe, tema ka, inimene nagu iga teine. Küllap tuleb varsti jälle. Bändipoisid proovisid viina kätte saada juba siis, kui olid 14, kui Konsum ei olnudki veel Konsum. Eile anti soodushinnaga karbonaadi, aga täna hoopis papptaldrikuid ja 2 sorti leiba. Puhja Konsum. Tema ees on nii mõnigi teada saanud hea sõbra, tubli naabri, raskest haigusest. Siinsamas pangaautomaadi kõrval ütles kasvataja Maie oma joodikust mehele, et ei jaksa enam, et see peab lõppema. Varsti on koolikraami ostmise aeg. Lapsed mäletavad oma esimesi vihikuid ja seda ilusat pliiatsi teritajat, 40 senti, veel aastategi pärast. Haige näoga mees ostab jälle suitsu, ehkki muidugi ei tohiks. Seda on ragisevast köhast kaugele kuulda. Töömehed saavad siit lõunaks viinerit, saia ja limonaadi. Kui nad mitmekesi tulevad, saab alati kõvasti nalja. Läheb teistegi tuju paremaks. Ainult kõrvalmaja teise korruse proua on ikka niisama pinges. Suunurgad allapoole veetud. Ja see on ka arusaadav, sest tal on kõrge vererõhk, jalad tihtilugu paistes ja üha matab hinge, eriti vihmase ilmaga. Üks päev sadas, katus jooksis läbi. Suvel palavaga kipub miski haisema, aga ümberringi on ilus haljastus. Puhja Konsum. Siin pole juhtunud mitte midagi tõeliselt inetut. Verd on jooksnud ainult näpust, mis jäi viilutamismasinasse aastate eest ja mõnest ninast vahel. Keegi ei ole süütute inimeste pihta tuld avanud. Kedagi pole ähvardatud, ei kirve, ei noaga. Aknaidki pole iial sisse visatud. Mõni purjus mees vahel tõstab häält, aga üldiselt on elu siin viisakas ja vaikne. Igas päevas on hetki, kui poes pole ühtegi ostjat. Ja lõpetuseks väikene homaaž suurele Eesti luuletajale Andres Ehinile. Tahan esitada ühe väikese, lühikese luuletuse, mis niipea kui kuulsin, mulle otse südamesse läks ja sinna jäi. Ja sealt aeg-ajalt ikka kuuldavale tahab tulla.